Ahoi, Laastrid peale kanali vaatajad. Jälle meie siin, mina Karita. Ja mina Karit. Tervist. Et tervitame teid taaskord jälle rannast. Rannas on nii tore. Siis siin meil tuleb, päike on ju meie patarei ja annab meile tohutult palju häid ideid, nii et me nüüd kõiki neid siin kahekesti muljetame. Aga sind pole mina ka ammu näinud. No nii. Miks sa nii pruun oled? Miks ma nii pruun olen? Mina olen sellepärast nii pruun, et mina armastan väga päikest ja päike armastab mind ka. Ja ma olen olnud tegelikult eluaeg tohutu päikese armastaja, päikese kummardaja. Ja nüüd tean ma ka seda, et see on ainuõige tee, kuidas olla terve, kuidas olla energiline ja rõõmus ja õnnelik. Ja päike on meie sõber. Just, ja seda kõike siis just nimelt päikeselt, nii et päikese eest ei pea ennast peitma, päikese eest ei pea ennast kaitsma. Kui te ei ole harjunud, siis hakake vaikselt harjutama juba käsi haaval. Ja ei pea olema väga pikalt keset päeva. Olge hommikul varem või pealelõunasel ajal päikese käes. Harjutage selle kodumaise päikesega. Ja kõige tähtsam on siis see, et 2 asja. Esiteks, mitte ühtegi päikesekreemi. Never ever. Ainult, kui teil on tõesti väga õrn, siis on tohutult hea naturaalne viis nahka natukene, kellel on vaja, on kookosrasv. Imeline toode. Ja, või kõik looduslikud muud õlid ka. Kakaovõi on väga tore asi ka, looduslik ja tegelikult teeb naha pehmeks ja teeb kiiremini pruuniks ka. Nii, 2 ühes. Just. Aga päikesekreemid, need tuleb küll ära unustada, sest päikest on vaja ja nahale on vaja. Ja teine asi, ärge katke oma silmi, sest ka teie silmad vajavad päikest. See ei tähenda seda, et keset päeva peate vahtima päikesesse. Seda saab teha, kui te olete harjutanud, aga alustada saab ilusti hommiku ja õhtu päikesesse vaatamisega. On selline asi nagu sun gazing. Kes tahab teada, võib uurida, ma ei teagi, mis see siis eesti keeles on, päikesesse põrnitsemine. Põhimõtteliselt päikese põrnitsemine, jah. Just. Nii et päike on teie ja meie suurim sõber. Nii et armsad inimesed, ometigi on Eestimaal ka päike väljas, nii et minge aga julgelt tõuge ja täitke oma kehad selle imelise D-vitamiiniga, mis on aluseks nii paljude ensüümide ja asjade tootmiseks meie kehas. Nii et... Aga seda tead ikka, mis? Et D-vitamiini saab keha toota ainult siis, kui sul on kehas mida? Kolesterooli. Oi, nii. Ja. Nii et päike on hea, kolesterool on hea. Ja nii on. Nüüd me teile soovime siis palju head päikest koos hea kolesterooliga. Ja just täpselt. Ja tegelikult ongi ainult üks ja ainult hea kolesterool lihtsalt. Erinevatel on erinev ülesanne, aga seda kõike saate tegelikult kuulata. Meil on kanalil video üleval kolesteroolist. Vaadake aga julgelt järgi, Dr. John Harmon räägib seal sellest lähemalt. Väga põhjalikult panete eesti keeles subtiitrid, kui te inglise keelest aru ei saa. Ja kuulake ja vaadake. Ja muidugi, kes on sellised algajad päikesenautajad, siis ka plaastrid toetavad. Plaastrid toetavad. Ja nendeks on siis eelkõige X39 ja teine glutatioon. Nii et kes kardab naha põletust, kes kardab päikese põletust, siis toetage oma keha nende 2 plaastriga ja on kõik imehästi. Minul olid nad mõlemad peal kogu aja, kui ma olin talvel väga kuumal maal ja ei olnud mul ühtegi päikesepõletust. Ja minul on nad siiamaani peal. Ja, mul on ka tegelikult. Mitte need samad küll. Uued, iga päev uued.
aga jah, ilma plaastriteta ei päikese kätte, ei kuskile mujale. nii et ilusat suve jätku, Plaastrid peale. kohtumiseni!